okei, inimesed ja loomad, noored ja vanad, kuked ja kanad vist. Tere tulemast edasi podcasti nimega Tagasi, mille ma panin kunagi aastaid tagasi, sest ma arvasin, et see on naljakas, aga praegu ma mõtlesin, see ei ole eriti naljakas. Aga naljakas on see, et tänaseks külaseks ma olen siia kuidagi kangutanud sellise inimese nagu Sveta Grigorjeva. Ütle tere. Tere. Tere Eesti, tere Mikk. Tere Sveta. Tere edasi, tere tagasi. Edasi-tagasi nagu see elu käib, jah. Aga meie oleme, ma arvan, et edasi liikunud selles mõttes, et ma näen sind esimest korda päris elus ja ma isegi nagu ei tea, kuidas inimestele meie backstory't kõigepealt nagu ära seletada, et ma lühidalt ütlen niimoodi, et kas oli kuskil 10 aastat tagasi võib-olla või? No mul ilmus just debüüt kogu välja 2013 lõpp, mulle tundub või 2014 midagi siukest ja isegi natuke rohkem kui 10. Okei, see tundub nii hägune aeg juba minu jaoks mäletades. Aga igatahes siis oli selline sait nagu Nihilist FM, millest ma ei tea, kui sa tahad ka sellest üldisena rääkida, kui me viitsime üldse mingi Eesti kultuuri telgitagustest arutada, siis võib sellest rääkida, mulle ikka meeldib vanu aegu meenutada, aga seal ma kirjutasin ühe loo nagu suht nagu üle põlve, ütleme niimoodi, et sõnastus on kõige parem. See pealkiri oli Pohhu ja Sveta Grigorjeva ja see on see nagu keegi ei karda või... Ei, see oli mõnest Pohhu ja Sveta Grigorjeva. Võib-olla, jah. Igal juhul seal sa kasutasid ikka päris rõlgeid sõnu minu kohta ja see lõi ikka meie vahelise ütleme nii, ma arvan, et seda võib nimetada beefiks tegelikult, seda võib nimetada väga suureks lõheks ja lõhestumiseks ja sa oled ikka olnud selline, mul on shitlist olemas ja ma arvan, sa kuskil top 3 ikka olid päris pikka aega. Tegelikult isegi võib-olla mõtleks 2 nädala ees olid endiselt top 3 seal sees ja kuidagi nüüd sa enam ei ole seal. Huvitav, kuidas see juhtus? Ma ei tea, ma ise ei oska seda seletada, et ma lihtsalt ütlesin tere ja kuidas läheb ja anna andeks minu viga, ma olen debiil ja siis... Jah, inimene vabandas ja kusjuures tegelikult ma nagu veel spetsiaalselt kuulasin, et kuidas sa nagu häälsõnumiga vabandasid Instagramis, eks ju, et kas sa hakkad ennast kuidagi nagu välja vabandama, sa ei hakanud ennast välja vabandama, et sa võtsid täitsa süü omaks ja mulle tundus see siiras ja ma ei ole väga tegelikult vihapidaja inimene. Ma ei ole üldse siuke ma mingi hullult tahaks mingi piife kellegagi pidada. Ja mul oli kuidagi okei, ta palus vabandust ja mul oli kuidagi nii lihtne seda vastu võtta. Ja siin me oleme. Parimad sõbrad, laigime teineteise story'sid Instagramis, istume siin. Põhimõtteliselt 2 siukest omamoodi vihatud tegelast. Nii et tegelikult mingis mõttes on imelik, et me varem sinuga pole kokku saanud niimoodi istunud. Ma mõtlesin tegelikult nagu palju varem seda teha, aga siis ma kartsingi seda, et sa pead aktsepteerima sellega, et su vabandust ei võeta vastu. Aga mul ei olnud nagu otseselt nagu põhjus ka mingi tunda ennast mingi et see on potentsiaalselt mingi halvasti tundmine jälle, et ma nagu üritasin ja mingi mitte et see oleks nagu tohutu damage olnud mulle, aga kuidagi see tundus psühholoogiliselt ka kuidagi siuke nagu mitte kurnav, aga nagu, et kas ma nagu tegelikult kergem, las see piif jääb õhku, vähemalt ma tean, et ta mingi ei salli mind. Aga ma nagu kunagi ei torgi ka teda, et las siis nagu lihtsalt olla mingi, et ma võin sellega leppida, aga siis ühe loo pärast nagu mainiti sind on ja siis ma tulin selle pärast küsima, et kuule, et nagu lamp, aga kas oli nii või naa. Ja siis, kui ma vaatasin, et sa isegi oled nagu nõustud minuga rääkima üldse, et siis võiks selle asjaga ära klaarida. Ja minu arvates on tegelikult väga tore, et sa tegid seda. Ja oligi jumala lihtne tegelikult ju, nagu selles mõttes lihtsalt, ma ütlen, ma ei tea, kuidas teiste inimestega see käib, eks ju. Ma olen siin vahepeal ikkagi mõelnud ka, et tegelikult ma ei ole ainus, kellele sa siin väga halvasti oled öelnud kunagi, eks ju, et need inimesed on veel, et kas sa ei kavatse näiteks nende käest ka paluda vabandust. Tegelikult ma arvan, et need inimesed on jumala normaalsed. Ma tean nagu mõnda inimest, kellele sa oled tõesti halvasti öelnud ja nad on väga normaalsed inimesed. Et selles mõttes, et
lihtsalt see vabandamise kultuur Eestis on selline, nagu ta on, eks ju. Ja minu tundub, et lihtsalt vabandada võikski nagu rohkem või saada aru, et 10 aasta eest ütlesin nagu tõesti väga nagu ma ei saagi aru tegelikult isegi miks või ei saada aru miks, aga asjad on muutunud ja tegelikult see ongi see kuskil niimoodi nagu ikkagi krabiseb ja nagu sa ütled, kogu nagu miski nagu on vaata, et noh, et ja sul oli siukest tunne, et tahaks nagu lihtsalt... Ma olen nii palju öelnud, ma ei mäletagi. Ma tahtsin küsida, et kas sa pead Sirje Kiini ka seal silmas? Ma pigem pidasin Doris Karevati Jan Kausi silmas. Ma tean, et nendele sa oled siin vahepeal ka millalgi kirjutanud. See on tasakaalustatud sellega, et ma olen Elo Viidinguga pestikas, nii et... Okei, sellega no. Ei, ma lihtsalt ütlen, et Doris, ma ei tunne neid nii hästi. Ma ei mäletagi, mis ma ütlesin talle. Kas oli see Sirbi, kui see toimetuse ülevõtmine oli seal Saumi poolt? Jaa, mulle tundub, et sul oli mingisugune üks artikkel, kus sa nagu lihtsalt panid kõigile nagu ära. See oli nagu siis, kui ma tegin neid satiirilugusid, siis ma tegin nagu stsenaariumi, kuidas nagu justkui, kui suur kisa oli üleval, et mis nüüd saab maailmal läbi on ja et Saum võttis üle kuidagi. Ja siis ma kirjutasin et siis oli ka see Vene OMON üksus tuli ju kohale ja tiris kõik Kareva, tiris sealt laua tagant välja ja kõik jube kole lugu oli. Aga mäletagi, ma ei tea. No igal juhul jah, vaata, ikka jõudsid oma lühikese eluea jooksul. Elu ei ole veel läbi. Elu ei ole läbi, juba oled jõudnud kogu Eesti kultuuri nagu maha tappida. Ma olen lihtsalt rafineerinud oma meetodeid. Ja selge. Nüüd ma olen süüksesse faasi jõudnud, et see oli isegi nagu maha tampimist väärt. Aga mingid inimesi siis ikka tambid maha või mingid ma ei tea, fenomene või ei va? Tundub ikkagi oled selline. Täpsem olema natuke, kes mu kohe nagu loteriiratas hakkab keerlema või see. Mis see nagu oli? Ei, no sa võtad ikkagi sõna ju selles mõttes progressiivsetel teemadel ja üldiselt, kui sa võtad seda sõna, siis mulle tundub, et vaata, see ongi see juba ma intervjueerin sind, vaata. Ei, väga hea, vahelduseks. Ja vahelduseks, ja. Et ei, me lihtsalt mõtlesin eile, et vaata, et kuidagi on nii juhtunud, et siis kui mina või sina võtame mingitel teemadel sõna, me saame nii palju viha, nii palju heiti, et ma tahtsin tegelikult sinu käest küsida, et miks sa arvad, miks see on nii? Miks siin ruumis tõenäoliselt istuvad 2 Eesti võib-olla vihatumat avaliku elu tegelast. Prillid ees nagu mehed mustas või siis eile pidu pandud, ei ole. Aga võib-olla sina oled, mina ei pannud eile pidu, et lihtsalt, et miks meid vihatakse niimoodi? Ja me oleme nagu Eesti süksed kultuurimafiosid või süksed. Oleme täiega ja praegu on süku tunne. Teeme pärast ka plaane, kuidas kellelegi keerata äkki. Armastusega või siis vaatame. Aga igal juhul jah. Mis sa arvad, miks see ikkagi on nii? No ma ütleks, et mina on ikka nagu, ma ei taha sinuga võistlema hakata, aga mina olen kindlasti rohkem vihatud. Kindlasti oled, ja. Aga sa oled ikka vaeva näinud selle nimel. Mulle tundub, mina ikka nii palju vaeva näinud ei ole kah. See tuleb ilma nagu pingutuseta võib-olla lihtsalt, et ma üritan niimoodi mõelda, et kui mis siis saab, kui ma lihtsalt olen nagu ma nagu olen või kui ma ütlen, mida ma nagu tegelikult nagu mõtlen, samal ajal sa tunnetad võib-olla, et aga ma tean, et teised mõtlevad ka niimoodi, aga teistel inimestel on mingi positsioon või mingi asi, mida nad ei taha nagu ära rikkuda. Ja nad ei saa niimoodi öelda ja võib-olla nad näevad ka, et isegi ei ole mõtet öelda, et midagi nagu ei muutu. Aga siis mul on nagu see impulss, et aga mis siis juhtub, kui ma nagu ütlen seda, et miks ma ei või öelda seda, et meil on nagu arvamusvabadus ja nii edasi, ja need vastukajad on olnud muidugi maagilised. Ma olen väga õnnelik selle kõige eest, mis on juhtunud. Mis mõttes maagilised? See on iroonia, nagu ma saan aru, nii ma võtan oma prillid nüüd eest ära. Edasi saaks vaadata mu kaunid silmi, nii. Ma olen väga irooniline ja ma ei saa silmsidet tihti hoida seepärast, et mul hakkab imelik, kui ma inimesele silma vaatan. Siis ma vaatangi prille. Ma spektrumi peal või midagi. Ma sain esimest korda ühe naisega kokku, kes teeb ka mingit podcasti, ta tegi varem seda Delfis. Siis ta tuli sealt ära, mingi sotsiaalministeeriumis töötas ja midagi ja me ei ole kunagi nagu eriti kokku puutunud, ainult sotsiaalmeedias, siis me saime Pärnus kokku ja siis ma olen vist mingi spektrumi peal, sa oled kindlalt spektrumi peal, nagu siin ei ole midagi nagu mõistatada, siis ma mingi mingis mõttes see on hea, sest mul on endal nagu seletus. Võib-olla ma pean ka hakkama seda nagu ettekäänet kasutama. Ekspluateerima. Aga kas sulle tundub, et me kõik oleme mingil määral kuidagi spektri peal või? Et see standard on ka kuidagi nagu naljakas, et kuidagi kuskil on mingi norm ja mille suhtes me peaksime siis olema kas siis rohkem sellele normile lähemal, kes on, kes vähem. Aga tegelikult meil kõik oleme mingil määral spektri peal ja isegi sõltuvalt sellest, kui, ma ei tea,
kui vanad me oleme, kui mis, ma ei tea, et see kõik nagu kuidagi nagu sõltuv ja suhteline. Jah, lihtsalt, et siis minu tekib küsimus, et mis eesmärki see täidaks, kui me nagu väga nagu spetsiifiliselt hakkaksime lahterdama, et kas aitab kuidagi, ma ei tea, suhtlustasandil kaasa, et tal peab olema mingi kindel nagu funktsioon. Muidu see on nagu mingis sõjaväes, sa mõtled auastmeid välja, et lihtsalt inimesed tunneksid ennast erilisena, et kõik saavad medali või midagi. Okei. Nojah. Nii, aga kus ma sain vastuse selle, miks et filtreid nagu pole. Mulle tundub, et selles osas ma võib-olla olen ka sarnane. Et ma olen tundnud ka tihti peale tegelikult või siiamaani tunnen, et ega pole otseselt ka midagi kaotada, kui mingid asju välja öelda. Aga mulle tundub, et tegelikult ei ole mitte kellelgi eriti midagi kaotada, aga mõni inimene vist tunneb, et tal on mingisugust staatust, kas ta on siis sümboolne või materiaalne, mis iganes, et mingi kapital siis, mis nagu justkui nagu läheb ära, vaata, kui sa võtad teatud nagu teemadel sõna. Mina olen alati tundnud, et tegelikult seda staatust, see kõik on nagu make believe, seda ei ole väga olemas ja miks ma ei või siis, kui ma näiteks tunnen mingisugusel teemal, et sorry, ma pean nagu välja ütlema, et minu arvates see ei ole nagu normaalne praegu, mis maailmas toimub või näiteks Eesti ühiskonnas, et me peaksime natukene nagu mõtlema nende asjade üle äärele, siis tulevad mingisugused tädid ja onud, kes saavad nagu väga pahaseks, et naine vene nimega tuleb, räägib väga enesekindlalt tihti peale, et ta teab, tegelikult ma ei tea, aga mingid asjad, mida ma tunnen, et ma nagu ei saa lihtsalt nagu kuidagi endale jätta. Aga jah, see filtri selline puudumine, seda ma olen enda nagu puhul ka märganud, et mul vist ka puudub mingi filter, mis normaalsetel inimestel justkui nagu on sellisetel alalhoidlikel inimestel, kes arvavad, et tihtipeale, et neil on midagi kaotada. Ma arvan, et korra minna tagasi selle peale, et miks me oleme puid saanud, on see, et sul on andekus, mul on andekus ja siis inimesed on, aga miks sa seda andekust nagu kasutad meie vastu ära? Aga kasutame me nende vastu kuidagi? Nemad tunnevad, et nad tunnevad. Et me võtame nüüd midagi ära? Et meie nagu seame küsimuse alla mingisugused institutsioonid, natukene mingi kõigutame identiteeti, kas soo teemadel või rahvuse teemadel, mida iganes, sest ma olen märganud, et kui sa hakkad nagu, et igasugune kriitika väljaspoole on nagu jumal okei, aga kõik kriitika, mis tuleb nagu sissepoole, et peaksime nagu endasse vaatama, mida iganes, sealt on kohe nagu tõrjereaktsioon, tõsine tõrje. Et see on nagu isikliku rünnakuna võetakse seda, et kas mis iganes minu mingid, tahtsin ropendada, minugi skandaalid on olnud. Nii. Ja siis alati on siuke tunne, et nagu hästi palju võõraid inimesi avaldab arvamus, kes tegelikult nagu, see tõmbab neid nii emotsionaalselt käima, nad ei suuda nagu süveneda sinna või osad suudavad, aga nagu see võib-olla see, ma ei tea, valjukas enamus nagu summutab selle käraga ära, nii et lõpuks nagu kogu sinu mingi etteaste või sinu kõne point kaob ära, et inimesed hakkavad sellest lugema välja nagu kõige võimalikumaid halvemaid tõlgendusi umbes, et ja ka selle pointiga, et kui me nagu materdame nagu sinu maha, siis me ei pea mõtlema sellele nagu, mis oli sinu jutu või tegevuse point. Just, jah, ma olen nõus sellega. Ja tegelikult seesama Roosia kõne, sellele eelnes ju kas see oli 2 nädalat vist enne, see, kui sa läksid Kleidis vastu võtma oma auhinda, eks ju, see oli siis, mis auhind see oli, tuleta mulle meelde? Naistevastase vägivalla ennetus mingi. Just ja kuidagi nagu ma eilest rääkisin ka, et mul tundub, et need 2 asja küll kuidagi võimendasid teineteist, et see avalikus läks täiesti nagu nii leili selle peale, et sellised asjad on toimumas, et meesterahvas kannab kleiti ja Eesti venelane tuleb kritiseerima Eesti riiki, et see oli nii absöönne selline nagu kõrvakiil kuidagi ühiskondlikule, nüüd ma tsiteerin Majakovski maitsel, eks ju. Aga selles mõttes, et mulle tundub, et tagantjärele, kui sulle retrospektiivselt, et see, mida näiteks meedia tegi üldse minu või sinuga, et see tegelikult ei ole üldse normaalne, et kuidas hakati nagu, ma ei tea, mis hullumeelsusi hakati nagu välja tooma või välja kuidagi nagu koukima mingisuguseid arhiive. Ma mäletan järgmiseks päevaks põhimõtteliselt, kui see kõne oli peetud, ma tegin Delfi lahti ja kunagi ma ütlesin Vilja Kiislile ühe inteka, kus ma lugesin talle sisse ühe luuletuse nimi oli Mein Kampf. Ja siis ma räägin seal, kuidas ma tahan saada lapsi mustanahalisega, ma kasutasin N-sõna seal.
ja siis lihtsalt oli suurelt pandud nagu, sa põhimõtteliselt nagu, ma kujutan ette, et mõni võib-olla arvaski, et see oligi minu kõne seal Roosias, kes võib-olla ei kuulnudki seda tegelikult, arvaski, et see on see, mida, et ma lihtsalt, tegelikult ma tagantjärele mõtlen, et see meedia oleks pidanud lihtsalt nagu kohe kohtu alla andma, lihtsalt nad tekitasid sellise. No ma mäletan näiteks seda, et sind vist ähvardati, eks ju, et taheti, ma ei tea, peksa anda. Pearaha pandi välja. No vot, et selles mõttes, et minu ema luges mingeid anonüümseid kommentaare, kus mulle taheti peksa anda vahepeal. Ma ütlen, ma andsin ka ühele Eesti Päevalehest, et see oli Helena Enilene, ma andsin talle intekat. Ja siis ma pärast seda intekad vaatasin, et mul oli 7 vastamata kõned emalt, sest et ta arvas, et keegi oli mind juba kuskil nagu maha löönud. Ja ma mingi, noh, et see oli nagu see reaalsus, et mul on lihtsalt tagantjärele mõtlen, et kas see on tegelikult väga crazy. Nagu kuidas me istume siin ja me ei ole nagu täiesti mingi ära kibestunud ja mingi ära radikaliseerunud täiesti nagu, noh, jah. Ma lihtsalt eile vaata, kuna ma teadsin, et täna me tuleme siia, me hakkame rääkima, et mul lihtsalt kõik need asjad kuidagi nagu tulid meelde, mõtlesin, et see ei ole tegelikult normaalne, mis meiega tehti. Jaa, see on nagu mingi allasurutud abuse või mingi, et kuule, et mida vittu nagu toimub. Jah, täpselt, see on nagu täpselt. Vaat ma ongi saanud sellega sinuga rääkides, mulle tuleb, et sa saad aru sellest. Jah. Ma tahtsin nalja teha enne, et me peaksime olema mingi täiesti kibestunud midagi, aga kui ma oleks täiesti mingi kibestunud ja nagu niimoodi, siis meil läks palju paremini, siis me töötaks tõenäoliselt mingi kuskil kirjanike liidus või midagi. Seal on üldse nii kibestunud inimesed, seal on toredad inimesed, pigem me töötaks tead, kus võib-olla oleks mingi EKRE sellised sabarakud äkki või? Mingid siuksed tüübid. Peale neid asju kindlasti me ei... Oota, tegelikult... Stockholmi sündroom, kuule, Stockholmi sündroom. Ei, tegelikult nad võtaksid, kui me teeksime 180 kraadi, nagu kui me hakkaksime mingi, ja me vihkame liberaale, ja me olime nagu eksinud oma teel, me olime mingi ketserid, aga nüüd me nägime, kui mäda see kõik on ja kui me hakkame nagu 180 kraadi vastaspidist juttu ja ma arvan, et nad võtaksid nagu hea meelega vastu. Ma arvan ka, ja oleks väga õnnelikud meie üle. Aga noh, mina ise vist nii õnnelik oleks, kui ma oleks seal. Oleneb, kui sa oleksid reaalselt nagu vaimset damage'it saanud sellest, mis sinuga käituti. Tõsi, aga tahaks võib-olla ka siis ikkagi küsida, kas sa tegid midagi nagu, kuidas sa ennast nagu lõpuks nagu kaitsesid selle eest või kuidas nagu vaimselt, emotsionaalselt, füüsiliselt ilmselgelt, et okei, aga nagu, et noh, ikkagi istud siin ja tundud ikka noh, täitsa normaalne inimene olevat. Parim kättemaks on ellujäämine. Jaa. Aga ma mäletan, et kes oli mingi, kas oli, võib-olla ma eksin Krister Kivi või midagi ütles ka, et noh, et tahetakse mingi intekat või mingi kommentaari või mida iganes ja siis ma nagu, ma alguses ütlesin, midagi andsin enam-vähem nagu mõttekat ka, aga mul oli nagu sükene, et ma olen mingi Monty Pythoni mingi absurdi mingis asjas, et see on absurd, mis toimub ja siis ma ütlesin ka, et kuna ma kopin sulle selle Shrekis selle All-Stari sõnad, lihtsalt trükki ära, ütled, ma vastasin seda nagu, siis ta mingi, no nad vist trükiks selle ära, kui sa tahad, siis ma mingi okei, ma võin nagu proovida mingit tõsisemat, aga mul oli nagu see, et emotsioonid on nii üleval, et ma ei tea, kui paljud nagu kuulavad ja üldse soovivad kuulata, et niikuinii, mis sina üritad selgitada või mina üritan selgitada, neil on jumala savi, et neil on juba mingi kehakeemia peksab kelbast, et... Just, et tegelikult neil on juba arvamus ja ettekujutus sinust olemas ja neid ei huvita see, et seda pole võimalik kõigutada, eks ju. Et mingis mõttes, et jah, täpselt, et vahet pole, mida sa ütled enam. Ja ükskõik, mis sa ütled, see on see mingi bad faith, mingi lähenemine, et nad loevad sealt kõige hullema tõlgenduse välja, mis on nagu võimalik, et siis nagu, et ta ise ütles või ta küll otse ei öelnud seda, aga ma olen kindel, et ta mõtleb nii ja niimoodi ja siis hakatakse sulle sõnu suhu panema ja siis lõpuks mingi et... Jah, ja nagu nii kujundlikust keelest, no sellest ma sain juba pärast Roosiaia kõne nagu analüüsi aru, et kujundlikust keelest ei saa mitte lihtsalt tavaline inimene aru, vaid sellest ei saa nagu mingi suurem osa Eesti eliidist isegi aru. Need tüübid, kes istuvad ja loovad neid samu neid meediaartikleid, ei saanud isegi aru või kui said, neil ei olnud nagu vajalik kuidagi seda päriselt siis analüüsida, vaid võtta sealt välja need asjad, mis neil olid tol hetkel vajalikud, vaata. Jällegi sina oled seal taga, sa üritad justkui, no tõesti siiralt kuidagi, ma tahan maailma paremaks teha, ma tahan Eesti ühiskonda paremaks teha ja siis seal lihtsalt mingi saad niimoodi lihtsalt vastu päid ja jalgu, et ma mäletan, et mul lihtsalt novembrini siuke nagu ärevus sees, et iga kord, kui keegi kirjutas mulle, kui keegi helistas me mingi, kas nad tahavad jälle midagi seoses selle Roosiaia kõnega, midagi jälle, mingit saadet, mingit intekat, mingit arvamust, et ma
ma mäletan, et novembri keskel ma tundsin, et okei, süda ei löö enam nagu nii kõvasti ja kuidagi, et kui keegi helistab, ma ei ole kohe siukene, et oh my god, kes see on. Tundmatu number. Ja, et no ma ütlen, võt kõik need asjad tulid mul eile meelde, et tegelikult nagu was fucked up, was so fucked up nagu, et kuidas see üldse võimalik oli, aga noh. Kas sulle oli seda ka, et kui sa ärksid hommikuti, kui sa üldse said nagu magama jääda normaalselt, on ju, ärksid hommikul üles ja siis sul oli, ma ei tea, Messengeris või kuskil mingid sõnumid, et vaata, see artikkel tuli või see minister möliseb või mingi niimoodi, et jube lahe oli. Täpselt, oli kogu aeg jälle, keegi saatis mulle, näe, see Jaak Madisson kirjutas jälle sellest või ja ütles sulle. Lihtsalt tahtsin, et äkki sa tahad teada, et see inimene sõimas sind. Ja oli jah, põhimõtteliselt küll, jah. Et mul oli vaja teada seda. Mul on nagu mingi, selles mõttes, et jah, ma veel mingil hetkel ma hakkasin nagu meediat nagu vähem tarbima spetsiaalselt mõtlesin, et ma ei saa enam nagu hakkama sellega vaata, et ma ei hakka nagu lugema kõike seda. Ja siis oli jah, mingid sõbrad saadavad mulle mingi asja. Miks sa saadad mulle seda? Ma tõesti arvad, et mul teeb see Jaak Madissoni arvamus midagi nagu mul nagu heaks või et ma tean, mida ta arvab. Et mul ei ole vaja nagu seda veel eraldi kuskil Messengeris lugeda, aga tõesti nii oli kogu aeg keegi saatis. Aga sul tõesti nagu juhtus ka sihukest asja näiteks, et keegi päriselt ütles, näiteks tuli juurde, ütles ka midagi halvasti või see jäi pigem nagu... Seda ei olnud, nagu ma mõtlesin, et see on nagu raudpolt, et keegi tuleb. Mul lihtsalt hakkas nagu imelik, seepärast, et mul nagu, kas oli mingi õhtu järgne aeg peale minu mingi esinemist värki. Ja siis sõbranna, et tead, kui imelik on nagu käia, et ta tuleb kuskilt sealt Noblessnerist on ja istub kõrval lauas, keegi räägib mingi Pärnits on ja siis ta jalutab sealt trammi peatusesse, mingi suvaline vene paar tuleb vastu, mingi Pärnits, siis ta läheb trammi, seal on keegi räägib, ta ütles, et nagu mis sa tegid või nagu sa ei teinud ju midagi hullu või nagu mis neil viga on, siis ma ütlesin, ma ei oska seletada. Kuule, aga kas see ei saa olla ikkagi seotud sellega, et ja see roosiasi läheb ka sinna samasse auku, sest vahepeal mõtlesin, et olnuks ma nagu meesterahvas, olnuks ma Eesti nimega, nagu puhas eestlane näiteks ja oleksin öelnud täpselt sama kõne. Ma arvan, et kindlasti ta oleks tekitanud mingisuguse, väikse tormikese, aga võib-olla mitte nii suure tormi. Ja samamoodi sinu puhul, kui sa läksid selle kleidiga sinna vastuvõtule, eks ju, võtma seda auhinda vastu, et kas see ole, sul ei tundu, et see nagu mida me nagu mõlemas nagu skandaalis näeme, on seda ikkagi meeletut naiste vastast viha. Et see, et tegelikult me vihkame, ja kui mitte lihtsalt naiste vastast, see on nagu teatud, sa pead kuuluma teatud raamidesse ja nendesse kitsastesse raamidesse, kui sa natuke nagu vääratad või võtad nagu rohkem ruumi või teistmoodi ruumi, võt siis sa saad nagu vastu päid ja jalgu igalt poolt, et see, et sa ei mahu ära sellesse kategooriasse, õigeks naiseks olemise kategooriasse, võt siis me hakkame sind sõimama nagu kohe. Jaa, seepärast, et nagu seal oli see fenomen minu arust, et inimene nagu, kes kannab kleiti, ta ei ole tõsiselt võetav. Nagu naine, kes on nagu naiselik, kes kannaks kogu aeg kleiti, et ta on nagu silmailu, aga ta on ikkagi nagu ilmselgelt naiselik ja nagu tal ei ole kõik nagu vaimsed omadused päris nagu standarditele vastavad, nii et nagu ta võib mingi lasteaia mingi lõpukõnesid seal pidada või midagi siuksel tasemel on ju, aga ärgu tulgu hakaku mingi riigi asjadest rääkima, kuna ta on ikkagi nagu naine, et mida tema teab, et kui sina oleksid rääkinud, sul oleksid võinud olla mingi, sa oleks saanud selle eest, kui sa oleks läinud, ma ei tea, võib-olla mingi teksades või mis iganes nagu pükstega sinna, sa oleksid ka saanud, aga mitte võib-olla nii palju, sest mina nagu mehena, kui sa oled mees, sul on automaatselt antud kõrgem nagu staatus ja minu arust nagu inimeste põhise efekt oli see, et aga miks nagu mõisnik hakkab talupojaks või nagu miks sa downgrade'id ennast, sul oli ju kõik asjad olemas nagu ja sa teed niimoodi meile, sest mul tulid kirjad, kus mind kutsuti sooreetoriks. Eenevalt mind on nagu rahvusreetoriks vist või Lenini lipukandjaks kutsutud või midagi. Ma ei hakka rääkima, mis mul igate pidi on ka sõimatud, aga... Aga ma arvan, et sind nagu on natukene nagu rõvedamalt sõimatud kui mind. Sest ma millegipärast kujutan ette, et naisele meeldib meestele rohkem nagu rõvedalt välja elada nende peal.
Jah, aga tead, see on nagu julmusi tuli igalt poolt ja selles mõttes tuli ka päris palju tuli naistelt. Ma arvan tegelikult, et mis on nagu eriti kurb mu jaoks, ei saa näha. Ja siis ma mõtlen, et me peaks kõik feministid olema, sisterhood, tradata, et kõige julmemad tihti peale tegelikult siis on nagu naised ja siis ma olin nagu mingi okei. Kas oli mingi vanusegrupp ka või kuidagi või lihtsalt across the field? Across the field, see oli täiesti seinast seina. Vot minu juurde ka keegi tulnud otseselt midagi nagu näost nagu ütlemas, nagu eestlane ikka mulle tundub, et anonüümne kommentaarium, see on hea koht, kus ennast välja elada. Aga küll olid tädikesed, kes olid väga vihased, vaatasid meil nagu tulid mulle lähedal ja siis tegid mingi niimoodi. Panid needust peale? Ja panid needust peale ja siis, aga siis ma nagu vaatasin neile vastu ja otseselt me ei teinud mingit imelikku nägu ja nad läksid eemale, et tegelikult selline, ma ütlen, et näost näkku keegi sulle midagi ei julge öelda, et see on ka nii huvitav mu jaoks, et mina olen vastupidi selline inimene, et kui mul on nagu kellegagi midagi, et kuule, siis räägime nagu, mitte see, et ma kuskil ussitan, vaata, see mingi ussitamise mentaliteet on nagu täiesti, okei, üks asi on see Delfi kommentaarium, aga tegelikult mulle tundub, et miks ma võib-olla ka ette jääva tihti peale inimestel on see, et me ei viitsi nagu ussitada, me toome need ussid nagu välja, me nagu lajatame neid, me laseme nad nagu minge, roomake, nagu räägime sellest, eks ju. Ja see on see tegelikult, mis häirib, et me tegelikult tahaks nii palju asju lihtsalt nagu vaiba alla pühkida ja võib-olla ka see viis, sest tihti peale näiteks mulle öeldakse, et aga sa oled ju teadlikult provokaator. Mul tegelikult ei ole teadlikult provokaator. Ma lihtsalt teen need asju, millesse ma tegelikult päriselt usun ja ma räägin neist asjadest, mis mind päriselt huvitavad. Loomingus, mingi, ma ei tea, Sirbi artiklites, ükskõik kus tantsudes. Ma tegelikult ka teadlikult ei provotseeri. Et see on ka nii huvitav, kuidas lihtsalt inimesed arvavad, et aga sa oled ju see skandaalitar või provokaator, et nagu et mis värk sellega on, mis sa arvad, et mulle tundub ka sinu puhul, et teadlikult võib-olla, mingid asju ikka oled teadlikult provotseerinud võib-olla, ikka natuke rohkem kui mina, ja. Kakoi asju, ma isegi ei mälet, ma enam ei tee vahet, nagu ma... No võtame selle sama artikli, mis sa minust nihilisti kirjutasid. No milleks sul oli vaja seda kirjutada nagu? Mis selle eesmärk oli? Ma olin Eesti nagu luule, mitte Eesti luule peale, aga selle riigi kultuuri peale nagu... Pahane? Mitte pahane, aga nagu see tundus nagu, et meil on rahvus nagu justkui ja siis me oleme pidanud iga rahvuse juures peab olema mingi rahvusmüüt ja mingi kultuurilugu ja siis samal ajal nagu mõtled, et aga tegelikult ju nagu kedagi koti Eestis mingi luule või nagu siuke kunst või keegi nagu nii palju seda sirpi ka ei loe ja kõik on nagu mingid, tahavad lihtsalt mingit süldimussi ja tahavad mingit Fast and Furious, mingit 7 vaadata nagu ja nii paljud eestlased ei teagi nagu Eesti oma kultuurist midagi, et tore, kui nad üldse eesti keeles nagu oskavad rääkida, sest ma olen suht kindel, et mingi vähemalt 25% eestlastest, kes on Eestis sündinud, ei teeks keeleeksamit ära, mida nõutakse nagu kodakondsuse selle värgiga. Aga siis olid need luuleminutid olid seal ETV-s on ju, kus oli, ma ei tea, 5 minutit või keegi sai lugeda mingid ette ja ma olin neid näinud mingi pool aastat, siis ma mingi okei, jälle nad tirivad nagu need luuletajad sinna, panevad seda lugema, aga nagu mis see siis on, et see tundus lihtsalt nagu paberi peal, et et meil eksisteerib luule või nagu, et me televisioonis nagu näitame, et Eesti kultuuris on ka nagu luule, aga see tundus ka nagu nii siukene mitte, et see oleks olnud nagu luuletajate süü, aga nagu see, kui küüniliselt seda nagu tehakse, et teil on 5 minutit antud, et nagu esinege nüüd tehke oma mingi spagaadid ära ja siis me saadame edasi ja siis me hakkame jälle mingit näitama mingit kuradi BBC kriminaalvärki või midagi. Okei, see oli siis nagu institutsiooni kriitika. No võt ongi see. Jah, aga konkreetne näide oli lihtsalt tol hetkel oli see sinu mingi luuletus oli seal või sina lugesid seda, et see oleks võinud olla mingi, ma ei tea, kes iganes seal, aga too aeg mul oli mingi hoog sees kindlasti või hoog peal. Ja, no võt. Ja siis vaat, mis kõik juhtus. Hoog oli sees. Selles mõttes ma olen natuke nagu selles mõttes vale inimene, mulle tundub, kellele kallale minna. Sest et ma nagu tihti peale on siuke, kes... Ei, ma ütlen ei teadnud sinust enne üldse midagi. No võtta, ma nagu annan vastu või ma nagu keegi lööb mind, ma olen vastu. Ma ei ole selline, et keegi, et selles mõttes, et ma olen ka natuke nagu troll, vaata. Aga ma ei ole kunagi siuke troll, kes hakkab nagu esimesena trollima. Ja tihti peale juhtub isegi see, et kui keegi ütleb mulle halvasti, siis ma mingi, mis sul oli vaja nagu, ma võin nii hulluks minna sellega, et nagu, et vahepeal ma hakkab kahju isegi inimestest, kes on mulle nagu halvasti öelnud, ma mingi, sa ei tea, milleks mina võimeline olen, ma võin ka juka uiss olla, mitte vabatahtlikult, aga siiski, et aga näed, selles mõttes ikkagi istume siin ja saame täitsa läbi. Selles mõttes jah.
ei taha praegu mulle kallale tulla? Ei, ma ei taha üldse eriti kellelegi kallale minna, et ma olengi siuke, ma ütlen pigem nagu chill, aga lihtsalt jah, ma ei löö seda, ma ei keera teist põiska ette, vaid mul on seda okei. Ma ütlesin sulle, et ma olen natuke boksinud, et siis ma nagu, ma hakkan vastu nagu ütleme nii, mul on mu terav kirjaniku sulg ja mul on minu siuke nagu, noh, ma ütlen natukene selline ikkagi temperament, mis ei ole selline, et mis mina. Et noh, samamoodi oli ka selle Roosi ajakõnega ka, et alguses ehmatas ära, lõpuks mul oli nagu kogusin ennast natukene ja siis hakkasin nagu vastu nendele pullidele. Aga sul enne või peale seda ei ole nagu sama suurt olnud midagi? Ei no see sama debüüt tegelikult tekitaski. See oli lihtsalt see nagu kirss seal tordi peal veel, kui mõtlesin, et jess, lõpuks ometi see on vaibunud, siis tuleb see artikkel veel, ma mingi no mida helli, mida kuradit, jätke mind rahule. Ja siis tuleb mingi Mikk Pärnits kirjutada mingit rõlgust minu kohta. No tõesti, aitäh sulle. Oleks siis olnud siis institutsiooni kriitika, aga nagu selgemalt välja tuua see, mitte nii, ma olin seda eelnevalt kuidagi juba niikuinii teinud ja või mingites teistes lugudes siis lõpuks mul tundus ka, et tegelikult vahet ei ole nagu, et ega kedagi ei koti ja midagi ei muutu, et ma lihtsalt nagu tõmban sealt skenest eemale. Aga ma tahtsin korra viia, kui sul ei ole just midagi, ma ei tea, mis sa tahad nagu selle nihika aegadest veel midagi, okei. Ja sest sa mainisid ka nagu sirpi kirjutamist ja asju särke-värke ja ma ei ole nagu pikemat aega nagu nii-öelda mingit arvamuslugu üldse nagu teinud on ja siis ma mõtlesin, et ainus asi, millele ma olen mõelnud mingi 6 kuud on kirjutada arvamuslugu nagu Palestiinas toimuva kohta, aga see ajab samas mind nagu nii vihaseks, et ma ei tea isegi kust alustada ja kus see lõpp oleks, sest see tundub nagu nii haige teema. Et nagu õnneks siiski Sirp on olnud minu jaoks ikkagi suhteliselt nagu eesrinlik selles osas ka Müürileht kirjutanud sellest, Sirbis on ikkagi avaldatud artikleid, sest et ERR-iga ma ei saa isegi võrrelda seda, ERR on lihtsalt ja ma mõtlengi, et asi ei ole isegi nagu Sirbis või Müürileht, lihtsalt selles, et see teema tekitab minus nii palju emotsioone, et ma mingi, kus ma nagu alustan, kas teeme mingi nüüd ajaloolise mingi ülevaate või siis ma mingi, et nagu kedagi koti otseselt, kõik on nagu mingid pooled juba nagu valinud ja siis ma mingis mõttes nagu, et mis siis sellega nagu saavutada, kui ma kirjutan, et nagu mingi ainus asi, positiivne asi, mis sealt tuleks, oleks niimoodi, et kui ajalugu pärast hakkab kohut mõistma, siis on kuskil rekord olemas, et ma võtsin sõna siis, kui nagu asjad olid nagu väga meie vastu. Ja sama, selles mõttes, et tegelikult see on Palestiina osas selles mõttes päris hull asi, et ka kõik need tüübid, kes võtsid alguses sõna või kirjutasid, ma veel Birgit Poopu, kes on muga hea sõbranna, tema siis algatas selle, eks ju, toetuskirja ja hästi paljud inimesed nagu kirjutasid kultuuritegelased ja issand jälle, kohe hakati tühistama ja siis ma mõtlesin, et kuule, kas te olete nagu täiesti, kui rumalad te saate olla, mingid inimesed nagu, no okei, sina võib-olla oleme kahtlased, aga mingid Anna Hents, Henrik Kalmet, kas te päriselt arvate, et nad on mingid terroristide toetajad või antisemiidid või nagu palun paneme oma nagu aju tööle. Ja aga see mind nagu üllatas, et kui enne vaata, kui nagu Venemaa tungis Ukrainasse, siis oli nagu selge vaata, et et me teame, üks on olnud teine hea, aga nüüd on äkitselt nagu ka nende inimestega, kellega ma arvasin, et mul on nagu mingi täiesti sarnased nagu maailmavaate, täiesti sarnased arusaamad sellest, mis maailmas toimub. Äkitselt saad aru, et ei, nad toetavadki okupanti, nad toetavad Iisraeli ja nad nimetavad sind nagu päriselt selliseks kahtlaseks ja võib-olla isegi terrorismi toetajaks. Ja siis sa istud ja mõtled, et kuidas me nüüd siia jõudnud oleme, et kui nagu, et see polariseeritus nagu on jookseb nagu nii mitmeid nagu kuidagi jooni pidi, et see üllatas mind räigelt. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida. Pärast seda kirja, mis mind nagu kurvastas, on see, et pärast Birgit ka ju tegi erinevaid nagu aktsioone, kirju, kirjutus samadele inimestele, kes kirjutasid ja kui paljud tegelikult pärast seda tühistamist aktsiooni ja ma ei tea, mis kõik asju enam ei vastanud talle. Et ja siis ma olen nagu mingi päriselt või, teisi saab nagu sõbrad. See on see, kuidas fašism nagu töötab. Et nüüd te kardate, et keegi teid kuskil siin tühistab, te ei saa enam ma ei tea, mis tööd tõesti, see on Eesti, nagu come on, küll sa ikka leiad midagi. Ja inimesed päriselt pärast seda ühistamisaktsiooni ei võtnud enam Birgitiga ühendust, ei vastanud talle ja vot see üllatas mind ikka väga, kui mõtlesin, et kui nii intelligentsed inimesed ei nagu kardavad
mis siis nagu ülejäänust siin veel rääkida, nagu mis on lihtsalt nagu noh, et jah, on mida lahti arutada tegelikult, kust mida alustada, aga ma tean, et on tüübid, see on vist Sanna Kaurtau, Roosimäe Järvist ja Gregor Mändmaa ja keegi veel, nemad kirjutavad, ma ei tea, võib-olla mingi spetsiaalse ajakirja jaoks, võib-olla isegi Vikerga, ma praegu spekuleerin täiesti, aga ma tean, et nemad teevad mingisuguse analüüsi ikkagi sellest samast, kuidas nagu meedia reageeris sellele ja võtavad nagu põhjalikult, et tegelikult, et noh, mingid asjad on juba nagu töös. Et noh, Instagramis ma nägin siis, kui mul Instagramil lahti oli. Aga jah, et selles mõttes, et miitingutel käin kogu aeg nii palju, kui saan, eks ju, et jällegi näitan oma solidaarsust, aga ega siin ei olegi midagi, siin peab rääkima tuttavatega, aga samal ajal kõik minu tuttavad on, noh, selles mõttes nad tahavad, et Palestiina oleks vaba, neil ei ole nagu seda, et aga jah, see kõik see, mis pärast seda 7. oktoobrit juhtuma hakkas, et noh, minu paljud kultuuritegelased tegelikult ütlesid, et kuulge, jaa, olgu, Iisrael on praegu nagu õigus ennast kaitsta, aga kas te teate, et see ajalugu ei alanud nagu selles nagu 2020, mis oli 4. oktoober, eks ju, et see 2023 oktoober, et see ajalugu läheb väga sinna minevikku, kus see asjad ei ole kõik nii nagu selles mõttes arusaadavad ja nii kindlalt nagu Iisraeli poolel. Aga inimestega on nagu tihtipeale nagu võimatu olnud rääkida, kui sa juba oled nagu täiesti siukene, et loed ainult ERR-i ja arvadki, et kõige humaansem sõjavägi. Mulle meeldib väikekodanik Eesti, aga ma tahtsin öelda, et see nagu Birgitit poodi ka päris kõvasti Ekspressis ju, see oli nagu täielik hitpiis, mis tuli, et ma mingi, et täielikult nagu karikatuure tehti ja nagu vanal heal, ma ei tea, mis ajal tõesti põhimõtteliselt, et nagu ma arvan, et eks nad nagu tulevikus, kui Palestiina on vaba ja siis kui kõik hakkavad sõna võtma ja ütlevad, et me oleme alati olnud Palestiina poolel, siis on olemas need, esiteks mina olen screenshot'e teinud piisavalt, sest ma teadsin, et ma igaks juhuks ma lihtsalt teen endale, et ma näeks, et need inimesed, kes kunagi võtsid niimoodi sõna, mul on need screenshot'id olemas, et Eesti Ekspressis on olemas kõik need asjad, mida nemad kirjutasid, eks ju, ja mitte ainult Eesti Ekspressis, ERR-is, et see kõik on ajaloo annaalides tulevikus olemas ja ma arvan, need inimesed, noh, ma ei tea, kas nad tunnevad häbi või ei tunne, aga nad võiks tegelikult juba pigem kiiremini tunda häbi. Aga mulle tundub mingi nagu switch, mingi paradigma nihe on juba muutunud, et me näeme ikkagi, et Iisraelit nagu juletakse ikkagi ka rohkem kritiseerida, et noh, aasta eest see reaalsus oli minu hoopis teistsugune. Mina märkasin, et see oli peale seda, kui USAs tuli mingit signaali, et Trumpi administratsioon võib lõpetada nagu Iisraeli mingil määral mingi toetamise ära ja siis ma nägin, et no minu arusaam nagu kogu sellest keerulisest süsteemist on globaalpoliitikast on see, et Eesti peab nagu USA-le pugema no matter what, on ja võtma kõik need samad välispoliitilised seisukohad, mis USA võtab, pakkuma mingit logistilist tuge, mida iganes ta tahab, on ja lootuses, et see pugemine nagu tasub ära siis, kui Venemaa otsustab nagu peale lennata. Aga nüüd, kui Trumpiga on see, et nagu Trump võib ta võib juba homme öelda, et ma ei tea, et see on Baltikum on põline mingi Vene impeeriumi osa, et kui nagu Putin tahab seal tegutseda, mis meie seal teeme, ega meie ei saada kedagi sinna või nagu pole meie asi põhimõtteliselt. Ja siis kogu see pugemine ja kogu see inimlikkuse mahamüümine ja kogu mingi Palestiina tanki panemine, see on olnud lihtsalt mõttetu raisatud aeg. Siis nagu ei ole nagu väga võimatu, et ühel hetkel meie oleme mingisuguses avaõhu vangilaagris, mingi Varssavi getos, aga me oleme lihtsalt kuskil mingi kuradi Valga koonduslaagris samamoodi kinni müüritud nagu ülejäänud maailmast, meil on nagu jah, aga vaat see ongi see kusjuures nagu kirjutasin teksti ka sellest ühe luuletuse mul ei ole see peas, aga põhimõtteliselt rääkis sellest samast, et pugasime USA-le, siis tuli Trump nagu majja ja nüüd on nagu just nimelt, et pole mõtet nagu pugeda kellelegi nagu lootuses, et aga äkki siis meid säästetakse, sõbrad, see ei juhtu mitte kunagi siis, kui teid koolis kiusatakse ja te ei lähe vahele, et aga äkki siis mind säästetakse, see ei juhtu ka globaalsel tasemel, et oi, aga äkki siis meid säästetakse. Selles mõttes, et põhimõtteliselt me näitame seda sellega, me näitame seda, et meil pole tegelikult mingisuguseid väärtuseid, ja see arusaam, et aga nagu vahet pole, et las siis nagu vähemalt seal nagu tapetakse, aga meid siis ei tapeta. See mentaliteet on just nagu uskumatult küüniline ja see on
kas see ei ole ka fašism lõpuks või? Et nagu, et las tapavad pigem neid kui meid. Et noh, mina saan aru sellest niimoodi. Ja paneme mingi vähemuse tanki, paneme mingi sükse väikeriigi tanki, siis meie kui väikeriik oleme kindlasti kaitstud, kui me juba lubame teist väikeriiki seal maha matta, et siis meid ju ei nagu kuni nad seal ega rohkem ei proovita seda ju, kui see korra on õnnestunud. Just, sest ega meie väikse riigina, me oleme alati olnud ju need, keda on alati säästatud igal pool, eks ju, pole kunagi pandud tanki mitte kuskil, eks ju, et meie oleme ise alati olnud oma saatuse miks peaks mingi suur võim nagu meid nagu tahtma mingi etnilist puhastust teha, et me ei ole midagi nagu halba, me lihtsalt eksisteerime siin, et jah, vot uskumata, et me ei õpi nagu sellest, eks ju, ajaloost kuidagi ja see aga vaata, see sama, ma rääkisin sellest oma naha säästmisest, eks ju, et kuidagi see arusaam sellest, et ma olen parem praegu vaata vaikselt ja tasa, sest äkki siis mind ei puudutata. Et see nagu täpselt sama riiklikul tasandil või geopoliitilisel tasandil. Oleme praegu selles vallas natukene nagu, oleme nagu justkui nutikad. Tegelikult lõpuks sa ei ole nutikas, sa oled lihtsalt inimene, kellel pole põhimõtteid ja kes lihtsalt paneb teised inimesed tanki. See on see. Ja võt ma kunagi ei saa nagu sellest aru, et kust tuleb see oma naha hoidmise nagu, sa võid elada 100-aastaseni, okei, aga sa näiteks tead, et sa oled inimesi, ma ei tea, ära andnud. Sa tead, et sa ei andnud kõike endast kuidagi, või tegelikult isi mis kõike, mingi miinimumi, basic miinimumi, et teha kellelgi teisel oma naabril kas või elu kuidagi nagu inimväärsemaks. Sa oled 100, no ja mis siis? Nagu mis vahet seal on? See, nagu, kas see kvantiteet kuidagi nagu ületab selle kvaliteedi? Minu arvates mitte, et see, kuidas ma tahan teada, et ma olen elanud mingisugusegi nagu päriselt nagu sellise elu, kus ma olen üritanud vähemalt midagigi paremaks kuskil teha, sõltumata sellest, kas ma saan selle eest kuskil verbaalselt, füüsiliselt peksa siis. Aga sellest ma ei ole kunagi aru saanud, et inimesed lihtsalt igaks juhuks nagu hoiavad ennast niimoodi tagasi, sest et peaasi, et neile ei minda kallale. Ma arvan, et seal on nagu vanemate inimeste puhul on võib-olla see nuka ja seda muidugi. Et lihtsalt ole hall ja ära paista silma, ära hakka võimule vastu, siis nagu mida vähem sa silma paistad, seda rohkem sa saad libiseda läbi elu niimoodi on ja mingis mõttes ma saan aru, kui sa oled sellise mingi režiimi all, aga siis on ka nagu see seisukoht, nagu kaasaegne seisukoht umbes, et me peame, nüüd meil on nagu iseseisvus käes, me peame nagu tegema kõik Eesti iseseisvuse säilitamiseks ja mida iganes. Esmiga, aga mis hinnaga nagu, et Aprilli tagasi. Mis teemad? Pane selle matuse lindi kändal panema kuskile see ümber. Just, no. Et mis hinnaga või mida me siin säilitame, et iseseisvus on umbes niimoodi, et küüned enda poole, et paneme kõik teised siis nõus nagu tanki panema või et aga kuule, aga on midagi positiivset ka meil maailmas või? Ma praegu üldse istume maailmas või Eestis? No võtame Eestis kitsamalt. Ärme maailma võib-olla veel. Ma üritan mõelda. Ma olen viimasel ajal nagu uurivat ajakirjandust teinud ja kõik teemad, mis mulle ette söödetakse, on ka nagu mingid haiged, masendavad, rusuvad asjad. Siis mu sõbranna eile ütles, et ka, et äkki lihtsalt vaata, et kes kasvatab suvel kõige suurema arbuusi või mine tee temast see. Ja siis ma saan aru, mida ta mõtleb, aga kuule, kunagi ma olen selles mõttes mõeldud, et tahaks teha vahepeal nagu Delfi lahti või ükskõik mis portaali, ajalehe ja lugeda vahelduseks mingisuguseid toredaid, positiivseid uudiseid, siis mulle tundub, et tegelikult ma nagu ei eeldagi enam, ma ei loodagi enam, et maailmas üldse midagi head isegi on, et kui miskit on, siis ikkagi nagu esimese asjana ma näen, et seal tapeti nii palju inimesi, seal tapeti nii palju, see sõitis nagu autoga sisse, seal lennuk läks sinna, et noh, et kuidagi nagu vahepeal tõesti tahaks nagu teha mõne ajalehe, mõne portaali lahti, kas või mingi aktsiooni, vaata mingi, kus Teesmäel, ma ei tea, kas sa oled kuulnud, siuke performance duo, kes kaaperdas mingil, tegelikult ei kaaperd, ta tegi oma versiooni sellest The New York Timesist ja siis ta pani nagu sinna esirehele, et tel hetkel oli USA ja Iraagi seda, et see on lõpetatud, siis mingisugused suurkorporatsioonid võtavad enda mingi tegevuse kuidagi nagu vastutusele ja vabandavad ja oli
oli siuke hästi positiivne nagu ajaleht, inimesed reaalselt olid nagu nad jäid uskuma seda ja kuidagi nagu see tunne oligi, tegelikult see maailm, kus nagu asjad ongi normaalsed, on tegelikult võimalik ja mul tõesti peale tundub, et nagu võtad seda Delfi lahti ja sul tunne, et issand jumal, mitte midagi head ei ole võimalik, aga ma vahepeal tahaks nagu, et oleks. Kujuta nüüd mulle see pealkiri ette, mis see isegi, ma ei suuda isegi ette kujutada, mis see hea positiivne lugu, kuidas ta võiks olla, sest ei saa olla, et Türi lillelaadal oli 50% all ja pensionärid said üldse tasuta. Ei no, siis ma tahaks lugeda sellist asja pigem, et Eesti läheb üle astmelisele tulumaksule piiramas korras, et Reformierakonna kõik need tüübid vabandavad, nad võtavad vastutusele enda 70-aastased tegemata töö, et täpselt, et Iisrael lõpetab Palestiina okupeerimise, et võt siukest asja ma tahaks lugeda. Ja see oleks nagu tõsi ka, et see oleks nagu make believe selles mõttes. Sul on mingi väga hipilik maailmavaade, ma olen nii sarkastiline kibestunud, et ma... No võt näed, vaata, kui see on see, et ma küsin, et kuidas sa nagu siiamaani oled ja mitte kibestunud. Ma olin juba enne kõike seda. Sa olid juba enne kõike seda, vaata, sul ei ole mingit, aga mina kuidagi nagu viimasel otsin ikkagi sellist rõõmust vastupanu, mul tundub, et ma ei viitsi nagu olla, ma ei taha saada mingi 50 ja ma näen nii palju inimesi, kes on nagu, nad on nii kurjad ja nii kurvad ja ma nagu üritan kogu nagu Sveta, kuidas... Hashtag mitte kõik pensionärid. Mitte kõik pensionärid ja mõnedki teist on väga mitte kibestunud ja lahedad ja ägedad, näiteks nagu minu vanemad, tervisi, aga selles mõttes, et aga ma tõesti nagu näen inimesi, kes on, ütleme minust vanemad, mitte pensionärid, minust vanemad ja nad on tõesti nii kurjad ja nii kurvad ja nad kohe õhkavad siukest meeletut negatiivsust ja ma mingi, siukseks inimeseks mina küll ei taha saada, et ma ei taha ära kibestuda. Ma tean, mis seal taga tõenäoliselt on, see on see, et nad näevad, kuidas nagu ajad muutuvad tegelikult päris kiiresti, ühiskondlikud normid, sotsiaalsed, kõik asjad ja nemad näevad nagu, kuidas neil on noorus möödas ja nemad oleksid võib-olla ka tahtnud sellist sarnast elu elada, aga nemad pidid elama rangemates piirangutes ja normides, nemad pidid ennast natukene maha müüma, et neid jäetakse rahule, nad ei saanud ennast nii vabalt väljendada, mis iganes ja nüüd, kui nad näevad nagu nooremat põlvkonda niimoodi ringi jooksmas, tegemas nagu enam-vähem, mis tahavad, on ju elu nautimas laias laastus, siis see on nagu sükene psühholoogiline valus reaktsioon, et kuule, kui mina ei saanud, miks teie peaksite saama, ma panen teile nagu pidurit lihtsalt. Aga kas see ei ole kurb või ma nagu, ma ei oska ennast nagu sellele asemele praegu panna, et nagu ma tõesti ei ole elanud totalitaarse režiimi all, ma ei tea, mida sa vist, ma kujutan ette, et minusugusele või sinusugusele inimesele see võiski olla tegelikult surm põhimõtteliselt, et kohe kuskil Siberisse, et mis prääksud siin, et kohe lähed minema, et või ma arvan, et ma oleks üritanud kohaneda. Ma arvan, mind oleks kohe Siberisse saadetud. Et sest ma ütlen, mul ei ole see iseloom, kus ma mingi kompromissi allis, no way, aga mis ma tahtsin öelda on see, et mulle tundub ikkagi imelik nagu peituda kogu aeg selle ma nagu saan aru, et see nõukaaja elu nagu tõesti oli karm ja see, kuidas ta nagu psüühiliselt kõiges nagu väljendubki siiamaani tegelikult inimestes selles, minu vanemad ütlevad, et kuule, ole tasem, et sa ei pea kogu aeg nagu nii palju nagu avalikku ruumi endale võtma, et ole tasa, ole nagu targem, ole nutikam nagu, siis nagu saad pikemalt kesta. Aga mulle tundub, et selle taha kuidagi nagu elu lõpuni nagu kõigil on traumad tegelikult mingil määral. Isegi see, et kui ma ei ole elanud Nõukogude Liidu ajal, mul on ikkagi mingid traumad olemas. Aga ma ei taha kasutada seda mingisuguseks ettekäändeks, et käituda teiste inimestega halvasti, et käituda veel mingi endast noorematega, et vaatan, et oi, mina teie ajal, ma ei tea, lugesin näiteks rohkem või hakata nagu mingit siukest, kuidas ma ütlen? Aga saad aru, mõnel inimesel ei olegi elus muud suuremat saavutust kui nõukaaja üleelamine. See on päris karm tegelikult. Ja need on need samad inimesed, kes tegelikult nagu igatsevad nõukaaega tagasi. Mina olen nagu sotsiaalmeedias või ma ei tea, sotsiaalmeedia kõige tumedamas nurgas nimega mingi TikTok on ja seal on nagu see hea, et sa näed inimesi hästi vabalt rääkimas seal omavahel on ja seal ongi pensionäridest mingi tatikatani räägivad ja need vanemad inimesed ikka kumab läbi, et nagu tagasi vaadates nemad võib-olla ei näe läbi niimoodi psühholoogilise nurga, aga iga inimene nostalgitseb oma lapsepõlve järgi niimoodi. Ja kuna tänapäeva elu on nagu nii keeruline, vanemas eas on keerulisem ka kohaneda nende muutustega, siis hakatakse nagu eskapismi mõttes tagasi tõmbuma sinna kujutletud heasse aega ja seda nõukaaja igatsemist on nagu muret tegelikult
tegevalt palju. Aga samas nagu ühiskonnad lähevadki kuidagi, no esiteks kui me mõtleme, et demokraatiat on maailmas üldse nagu vähem, et mest, kas oli 7% autokraatiaid juba või 80 tundub liiga palju, aga samas võib-olla ongi. No igal juhul, et nagu ühiskonnad lähevad aina konservatiivsemaks, noored mehed isegi lähevad aina konservatiivsemaks, isegi Soomes tundub, et statistika, midagi ma lugesin, Delfis avaldati ka vist, et noored mehed arvavadki, et naised, ja me räägime mingi sotsiaaldemokraatikust Soomes, see ei ole Eesti, see on sotsiaaldemokraatlik Soome. Isegi seal noormehed nagu aina rohkem nagu kalduvad selles suunas, et naised peavadki, ma ei tea, olema sellised ilusad, vagad ja pigem köögis ja poliitikas sellel pole asju. Kõigele mul seletus. No seleta ära meile, miks nii on? Miks kõik, ega ometi, Andrew Tate see üksinda ei saa olla? Miks, ei saa olla, aga nagu esiteks jällegi meie praegu hetkes ei saa aru, võib-olla tagasi vaadates kunagi saame aru, kuidas need sotsiaalsed muutused nii kiiresti on arenenud, sest kui mina olin mingi seal nihika ajas 2014 või midagi, ma tegin ka mingi feministide kohta mingi ilkuvaid nalju, aga ma nagu... Jah, tean küll, jah. Nii. on meeles läbi lillede. Et see oli nagu viimane see mingi sotsiaalne murre, mille ma lõpuks läbi tegin, kui ma hakkasin aru saama, millest nagu räägitakse tegelikult. Aga kõigepealt ma ütlen, et see teekond oli, et rassism tundus alati lapsest peale nagu nonsense ja mulle ei meeldi, kui miski tundub ebaintelligentne, siis ma hakkan natukene nagu põlastama seda ja siis ma tunnen, et on alandav endas ka neid asju hoida, see on nagu mingi, see on nagu milleks mingit sükest jura nagu, siis homofoobia, sellega tegelesin, mõtlesin, et nagu, aga miks need inimesed nagu räägivad geidest või vähemustest niimoodi, et obviously see ei ole nagu tõsi, et tundub, et nendel virisejatel on endal mingid probleemid on ja siis hästi palju hakkad nägema, et hästi palju nagu teiste peale paisatud mingid gruppide peale, kellega ei ole isegi kunagi kokku puututud, ei ole nähtud ainult telekast filmist mingid stereotüüpe võib-olla. Et hästi kerge on teatud inimestel, kellel mingi kibestumus midagi, siis paisata tervete inimgruppide peale mingid enda elus läbi kukkunud momendid, mida iganes. Ja feminism oli sellepärast raske aru saada. Pärast tagantjärge ma mõtlesin, et nagu naised on nagu kõikjal meie nagu ümber, aga nagu tumedanahalised või mingid geid või nagu sa ei näinud lihtsalt nii palju linnapildis seda, need olid nii kaugel ja nii võõrad, et neid oli nagu kuidagi kerge identifitseerida ja midagi nende mingeid heitlusi nagu kõrvalt vaadata, et ja see on fucked up. Aga nagu siis ei olnud ka veel seda, et nagu feminism oli nii-öelda mainstream mingi teema kuskil meedias ja see oli kuskil mingi fringides. Aga see hakkas nagu peale tulema ja sellest ei saanud nagu otseselt sotsiaalmeedias nagu mööda, et ikka mingi postitus või mingi channel või kuskil nagu räägiti sellest. Ja siis sa tundsid, et nagu, okei, ma ei ole nagu midagi teinudki, aga juba räägitakse nagu meestest nagu halvasti ja ma peaks ka nagu mees olema. Ja siis see tundus nagu, et aga nemad on need, kellel on kõige suurem mingi eelarvamus. Samal ajal, kui ma nagu ei olnud nagu kuulanud neid või ma võtsin seda isikliku rünnakuna, ma ei mäleta, millal ma nagu hakkasin, see oli ka nagu tasakesi nagu teadlikkus tõusis, aga see oli ka nagu ülesmäge võitlus, sellepärast, et kui kriitika käib sinu pihta, see ei ole niimoodi, et ma tahan nüüd ka teada, kuidas ma mingi värdjas olen või. Et sa võid nagu, et nagu rassistid on värdjad mingi, ma saan aru nagu, sest mina ei ole rassist, ma nagu näen kohe, mis nende loogika vead on seal, aga enda puhul on raskem. Ja siis praegu mina nagu ma oleks ka võinud väga kergelt, mitte päris intsel, aga võib-olla mingi sükene, ma ei kujuta ette mingi neonatsi, mingi kaltsakas või võib-olla, aga võib-olla tõesti, võib-olla see rassismi teema oleks jälle reversinud sellepärast, et antifeminism ja rassism on nagu otseselt seotud, nii et sa ei saa olla üks ilma teiseta päeva lõpuks, kui sa ikka oled committed, aga siis mingil hetkel ma hakkasin nagu aru saama, siis ma sain nagu, mul tundus see huvitav ja siiamaani tundub see huvitav, sest see on nagu nii süsteemne ja see vastane on nagu nii suur, et see isegi väärib nagu mingit võitlust. Seepärast, et mulle meeldib, kui mu vastane on selline, kus ma võin nagu võitluses hukkuda, kus on süke romantiline element. No just täpselt, süke märtrisurm, nagu ma saan aru jah, et aga ma olen ainult selle poolt, et vastane peabki olema tugevam ja suurem, sest et see on see mingi väikse ametniku võim, kus sa nagu üritad mingist väikeste kaladega kuidagi siin võidelda.
aga lihtsalt nagu mind viimasel ka huvitab üldse see kogu see, kas just intselite teema, aga selle mingi mehelikkuse kriis või ma nagu ise üritan mõelda kogu aeg, mis need alternatiivid või mis see nagu tervislik uus mehelikkus, whatever that is, eks ju, võiks nagu olla, sest mulle tundub, et feminism tihtipeale, kui me räägime näiteks patriarhaadist, mulle tundub, et väga tihti nagu mehed ei saa aru, et me räägime jällegi institutsioonist, me räägime süsteemist, aga mehed tunnevad, et me tegelikult kritiseerime neid, me vihkame neid, noh, et kui palju minu kohta on, et ta on mingi meeste vihka, tegelikult nagu ma ei vihka mehi, ma vihkan seda süsteemi, mis tegelikult, mille all kannatavad absoluutselt kõik soost sõltumata. Aga jah, tihtipeale mulle tundub, et ise võib-olla ei ole päris kõike teinud selleks, et nagu näidata välja seda kuidagi nagu solidaarsust ka meestega, et kuulge, et tegelikult I feel for you too, et ma saan aru, et selle süsteemi all kannatate teie ka, aga selles mõttes, et ja, aga kas on sinu roll on hakata nagu emmetama neid ja kasvatama või? No just täpselt, et see ongi see, kus ma nagu mõtlen, et kuulge, et nagu kuskilt otsast peaksite te ise ka nagu ennast arendama ja parandama, et see ka ei jää lõpuks nagu meie naiskada nagu õlgadele. Jah. Et just nimelt, aga ikkagi ma olen viimasel mõeldud, et mis see nagu alternatiiv või mis see nagu või näeks siis mingisugust teistsugust mehelikkust või mingisugust või arusaama mees olemisest. Ja, aga praegu ongi puudus nagu positiivsetest mees eeskujudest. Aga milline sinu jaoks näiteks oleks positiivne mees eeskuju? Või millest sa ise nagu tunned puudust või ei tunne puudust? Kujuta ette, sa ise oled praegu 13, sa oled teismeline, et mida sa tahaks, et teades praegu seda, mis sa tead, aga nagu, et sinu 13-aastane mina näeks näiteks? Ma isegi, mul ei ole kunagi nagu eeskuju, võib-olla kirjanduslikus mõttes on olnud mingid pigem eeskujud, aga mitte nagu sotsiaalses, mingi soolises paradigmas küll ei ole olnud, et mul oli see Hunter S. Thompson oli kunagi nagu Bukovski mingi see need on nagu, kõik positiivsed eeskujud. Bukovski nagu ma saan aru, aga nagu minu jaoks oli üllatus, et hästi paljud nagu noored naised lugesid Bukovskit, siis ma mingi daddy issues. I love him. Mul ei ole mingi daddy issues. I love him. Võib-olla 20-ndates arvastasin rohkem, praegu on mul nagu aga päriselt mul lihtsalt tundus, et tema nagu ta elas endale elu, ta oli siuke kompromissitu nagu punk põhimõtteliselt. Ma olen näinud ka TikToki mingi videotes, seal mingid feministliku kriitikat nagu Bukovski kohta, et me peame ta maha kandma, kuna ta käitus mingi naistega nii sitast ja värki ja siis nagu hästi palju oli seal mingi reachimist, et oli näha, et lihtsalt mingi keegi heidib nagu Bukovskit mis iganes põhjusel. Aga siis ma hakkasin ka mõtlema nagu, et kuidas tagantjärgi nagu üritatakse nagu canceldada mingit kultuuri, need inimene võib 50 aastat surnud olla juba ja see Hunter Thompson ka nagu käitus väga rõvedalt oma naisega ja oli vägivaldne ja nii edasi. Aga samal nagu Bill Cosby on nagu mingi, nagu see ongi, ütleme, mustvalge, aga nagu teised alad on, siis ma mingi mõtlen ka vahepeal, kuidas sellele üritatakse nagu leida hästi nagu mingid mustvalgeid nagu suhtumisi, et see teeb inimeste maailmast väga lihtsaks, kui ma võtan hästi mustvalget, aga ma mingi aga inimsuhetes on hästi palju nagu halli ala, seal on igasugused muid värve, mis iganes on ja mina endiselt loen Bukovskit selles mõttes, et mul ei ole nagu temaga probleemi. Võib-olla oleks see, kui ma tahaks teada, et ta on mingi vägistanud naisi, siis ma arvan, et ma võib-olla ei suudaks ta lugeda, aga seniga, kuni ma tean, et ta tuligi väga patriarhaalsest maailmast ka. Ta oli ka sellest tegelikult outsider, ta ei olnud ka teatud, ma ütleks, siukene nagu mees. Ja ma mõtlengi just, et siis oligi nagu huvitav lugeda, keegi kritiseerib mingi Bukovskit, siis mingi, aga nagu kui inimene on lapsena mõjutatud selle keskkonna poolt ja niimoodi, et ega inimene ei sünni nagu valge lehena päris ja siis saab valida, et nüüd ma võtan need omadused, nagu ma valin neid. Jah, aga see kriitika teebki hästi kuidagi nagu laamedaks selle, et sa nagu ütlesidki, et ta teeb hästi mustvalgeks selles ja et kõik need pooltoonid, nüansid tegelikult kaovad ära ja siis, aga minu arust hästi huvitav ka, et me võtame nagu tänased mingisugused arusaamad või mingisugused progressiivsed uue eetika nagu mingid paradigmad ja hakkame nagu läbi selle nagu filtreerima seda olnud ja see on, sorry, aga see olnu jääb alati kaotajaks, kui te võtate selle tänase uue eetika filtri. Ja see on väga mugav nagu sa saad väga seda virtue signalingi teha, kui sa hakkad mingi vana Rooma käitumist nagu tänapäevaste mingi standardite järgi, et näed, ma mõistan hukka. See on väga halb, mis nad tegid. Järelikult ma on nii hea, et ma märkasin seda. Just see nagu, tore, et sa märkasid, aga tegelikult see ei muuda mitte midagi selles mõttes, et nojah. Nii, kuidas me jõudsime Bukovskini üldse? Me jõudsime sinna positiivsete meeskust ja seda ikkagi tahan sult kuulda, et nagu, et mis see, kui see 13-aastane mina ei suuda nagu mul ei olnud kunagi vaja nagu eeskuju vist aga kui mõtleme laiemalt mingi tulemus on näha nagu ei ole midagi, nad oskavad vabandada küll ja
täitsa normaalne inimene. Aga lihtsalt ma nagu tahaks ikkagi teada, et mis see nagu, sest mind ennast ikkagi huvitab see maskuliinsuse teema, et mis see mehelikkus või need on ka võib-olla erinevad asjad, aga nagu mida siis nagu on vaja selleks, et pöörata see nagu see kang seal kuidagi sealt tagasi kuidagi, et need tüübid nagu ei usuks, et nad ei jõua, sest tegelikult nad jõuavad ju nende Andrew Tate'ideni ka sedasi, et nad lähevad, ma ei tea, YouTube'i otsima mingisuguseid, et kuidas paremini trenni teha, kuidas saada sõpru, nagu nii normaalsed asjad tegelikult, et inimene võibki huvitada sellest, aga algoritmid, kõik niisugused jurad viivad ta nagu vaikselt, aga ikkagi väga kindlalt sinna nagu mänosfääri sohu. Et nagu, et mida me siis nagu ühiskonnana või nagu peaksime tegema või ma ei tea, kultuuri või avaliku elu tegelastena, et nagu kuidagi nagu pakkuda mingit muid asju. Ma arvan, et esiteks ei tööta, et ülevalt alla, et on mingisugune nagu ametlik riigi poolt määratud nagu maskuliinsuse maskott või midagi nagu, sest päris seda ka ei mõelnud. Ja, aga nad nagu üritavad autoriteete otsida nagu ise, neile ei meeldi, kui keegi antaks ette, et sa pead tema moodi olema. Küll, aga nagu Andrew Tate'i näitel töötab see, et kui öeldakse, et sa ei tohi tema moodi olla, siis see tööb vastupidist psühholoogiat nagu. Aga kogu see, et kuidas keegi saab, mul oli alles siin TikTokis mingi 2-tunnine vaidlus mingi uhuuga, kes rääkis naise ja mees energia olemasolust, ma ütlesin, neid ei ole olemas. Ei ole olemas sükest asja ja ma tegin selle märkuse, et kõik need posijad ja selgeltnägijad ja nõiad Eestis, nad ei ole spirituaalsed inimesed, vähemalt kes on nagu meedias kaagutavad. Närimehed, naised tegelikult. Ja nad reinforce'ivad seda traditsioonilist peremudelit, ehk siis naine köögis, mees on mingi haamriga kuskil worksite'il on ja siis mehel on haamriga, on mehe energia, naisel on tagnarulliga nagu naisenergia ja kui naine on kleidis, tal on topeltenergia ja mingid levelid. Et see on nagu, seal ei ole midagi uut, see on mingi tavaline selle reinforcing nagu selle haige maailma. Ja point on see, kogu see maskuliinsus, feminiinsus, mis iganes, need on ju minust kõik välja mõeldud. Mina isegi isegi õnn on nagu mingi marketing slogan või nagu, see on ju midagi pähe määrida meile ja kuna see on välja mõeldud asi, sa ei saa kunagi nagu... Et väljume üldse sellest nagu, et ärme räägi sellest üldse siis ärme asetame sellele nagu, ärme räägime sellest nagu mingis omaks mingit absoluutselt realistlikku väärtust, et räägiks nagu inimlikest väärtustest rohkem, mida jagavad nagu vahet pole, mis soost või rassist sa oled nagu põhimõtteliselt inimesed on ikkagi suht sarnased, aga kui keegi tahab meid lõhestada, ta leiab selle mingi 1%, mis on nagu erinev ja sinna kiil lüüa ja saamerdada sinna ja kui inimesed üles keerata nagu nad ei näegi muud. Jah, ma olen sellega nõus, lihtsalt mulle tundub, et neid nagu vaheastmeid sinna jõudmiseks, millest sa praegu räägid, on nagu oma jagu, et nagu, et me ei saa kuidagi nagu sinna üle hüpata ja võib-olla nagu kuidagi nagu vajalikum oleks ikkagi vahepeal ikkagi nagu kuidagi nagu arutleda selle üle, aga mis see siis nagu tervisliku mehelikkus võiks olla või nagu meie arusaam sellest, et ma ei tea, kas mehed saavad, vahepeal ma oleks mõelnud, et mul on nagu kahju selles mõttes meestest, et nagu, et kui mina naisena saan olla emotsionaalne näiteks ja seda isegi eeldatakse minult ja ma saan oma sõbrannadega rääkida mingitel teemadel ja tunda ennast kuidagi nagu ütleme nii, jah, et kui mul on mingisugust mured, siis nagu ühiskond tegelikult või sõbrannad või mis iganes, nagu mul on seda nagu afektide jagamise sfääri kuidagi olemas. Aga kus nagu mehed lähevad või nagu ma ei tea, võib-olla sport on see või, aga kas seda emotsioonide väljanäitamist ka me kuidagi nagu ei suppressi tihti peale? Suppressitakse sellepärast, et stereotüübid aitavad seda suppressida. No ja võt, et kas neid siis ei peaks ikkagi ka nagu murendama või tekitama seda kuidagi ühiskondlikku fooni järjepidevalt, et kuulge, tegelikult nagu kõigil on võimalus ja tegelikult on oodatud see, et me näitame emotsioone, me näitame oma nõrkust, me näitame seda, et me vahepeal ei ole tegelikult tugevad ja ei ole võib-olla üldse tugevad selles mõttes, et see on normaalne, abi otsimine on normaalne, ma ei tea, ennast üksikuna tundmine on normaalne. Kindlasti olukord selle rinde pealt, et mehed nagu on suutelised ennast rohkem nagu, ma ei tea, avama ja nad arendavad aktiivselt oma emotsionaalset intelligentsi. See on paranenud, aga see läheb liiga aeglaselt, kuna see vastukaal tuleb 3 korda nagu tugevamalt peale. Ja vastukaaluna sa mõtled? Nagu seda määnosfeeri paska. Kõik see on mingi Andrew Tate, kuidas ta kruumib mingid noori poisse laias laastus ja nagu ilmselgelt irvitab nende üle, et need mingi annavad talle mingi 5 tonni, et mingi kiilakas mingi, ma ei taha öelda, mis asi, pläkutab talle mingid ilmselgelt asja, mida saaks tegelikult guugeldada või mis iganes, aga lihtsalt, et see mingi mees räägib neile. Ja teine asi, mis ma tähele pannud, et meestele niikuinii ei meeldi, kui naine tuleb neile sellest asjast rääkima. Ja siis ma näen nagu eemalt ju ka, mis efekt on, kui naine räägib sama juttu, mis mina räägin nagu meestele.
et seal on juba mingisugune ja ma olen väga palju nagu, kui jälle TikTokis seal laivides nagu tõesti võõrastega rääkinud, kes alguses on vaenulikud, aga kui sa räägid nendega nagu normaalselt, neil on automaatne kaitse on ees. Nagu kõik, mis on teistsugune nende mõttemaailmaga, see on juba nagu passiivne rünnak nende jaoks. Aga kui sa nagu räägid nendega, kui nad saavad nagu natukene rahunevad maha, siis nad pigem nagu tulevad just teistpidi, et kuule, mul nii hea meel, et nagu sai sinuga rääkida nagu hästi kohmakalt mingi kompliment, et et ei, sa oled ikka see on nagu ülikõva, kui nad ütlevad, sa oled juba nagu normaalne vend, vaata. No ma enne arvasin, et jah, et eks ma kõigega ka ei nõustu, mis sul on, aga et see on jumala normaalne, nagu ma ei tahagi, et sa mingi 100% nagu nõustuks, et. Just, siis see ongi nagu mingi totalitaarsuseks või mitte totaalsus ja seda dialoogi otsimist, sellesse ma ka tegelikult usun väga, sest et mis nagu selle sotsiaalmeediaga tihtipeale juhtub, on see, et me just mullistume ära, meil on mingi oma Facebookis ja või oma Instagramis, mind TikTokis pole täpselt kõlakrambrid, kus inimesed arvavad täpselt nagu sina, istumegi seal progressiivsid ja tegelikult lähed laia maailma välja võtud, päriselt sellised inimesed on olemas ja sellised ja veel palju teistsugused inimesed on olemas, et selles mõttes, et sellest ma ka ei saa aru, et inimesed hakkavad kohe mingi teineteist blokkima, kellelegi meeldib Trump, blokime ta ruttu ära, keegi on putinist, blokime ta ära. Mind näiteks päriselt huvitab, kust inimene saab oma info, mida ta jagab või kas ma saan temaga mingi. Tule TikTok'i. Võib-olla ma peaksin tulema, aga võrda ma ei tule sealt ära enam. Et mul on nagu see, et ma üritan nagu lugeda rohkem, vaata viimasele scrollimise asemel, ei, ma pean tagasi kaapedama tähelepanu. Sina tood Facebooki ja need asjad nagu näiteks on ja seal on nagu mingi pildi ja teksti postitused, aga kui sa kuuled nagu live feed'is, kuidas inimesed, meil on seal teada, seal on tervitused vanamehe laivile, aga seal on nagu siuksed kuu tiblavalimised, kes ütles kõige rohkem nagu mingisuguseid nagu ja need on nagu keskealised ja vanemad mehed, kes seal vaidlevad ja aasta või 2 on täpselt sama teema olnud ja siis on mingid teised grupid ja sa nagu saad minna sinna nagu nende laividesse kuulata nagu mida nad räägivad ja samal ajal nagu mina oma laivis targutan ja sinna tulevad ka inimesed ja ma saan nagu rääkida nagu peale 3 aastat mul on nagu suhteliselt nagu selge pilt juba nagu tekkinud pähe ja ma tean, kust maalt ka isiklikult boundary't tõmmata, kellega ei ole mõtet rääkida. Selles mõttes, et ta on ette ära otsustanud ja ta tahab lihtsalt trollida või nagu alla tõmmata. Aga alati nagu mõtle sellele, et kui sa räägid, vaidled kellegagi või ajad kelbast, vahet ei ole nagu mingi targem arutlusteema. Sul on üks inimene on seal, kelle häält sa kuuled, aga kui sul on 50 inimest taustal kuulamas, need on need, kes loevad tegelikult, sest nemad on vaikselt, nemad mõtlevad kaasa, nemad nagu kuulevad mõlemat poolt. Ja need on need, keda on võimalik nagu, ma ei taha öelda nagu mõjutada, aga nagu kellele pakkuda uusi mõtteid just läbi selle nagu näilise vastandumise mingisuguse venemeelsega seal on ja et ja hästi palju vandenõulasi on ka, aga need vandenõud on ka nagu, ma ei tea, nagu Kremli poolt pushitud mingid narratiivid nagu lääne ühiskonna institutsioonide nagu ebausalduse tekitamiseks, nende vastu, mida iganes. Kusjuures väga huvitav oli, kui Hannes Võrno oli TikTokis. Mis ta seal tegi? Oi ple, talle see on, pärast räägin sulle. Ja räägi pärast, meil tuleb oma ette took veel pärast. Meil tuleb oma ette. Edasi-tagasi ei tule. Ja siis me lõpetame selle hea näo tegemise, siis me karjume üksteise peale. Ja just, siis kui mul on nagu mingi, nüüd on läbi nagu. Ei, tegelikult selles mõttes, et ma ikkagi tahtsin vaata seal mingid positiivsed asja ikkagi nagu mingit välja tuua. Ja siis ikkagi positiivne on see, et isegi Mikk Pärnits suudab vabandada inimeste ees ja isegi mina suudan anda seda. Tegelikult ma olen jumala andestav. Aga ma ütlen sulle vahele nagu seda, et ma ainult sellepärast, et me ikka nagu, ma ei jälgi sind, aga ikka meedias jääd silma ja siis ma mingi, et ma ei taha sulle pugeda siin avalikult, aga nagu paljudele, ma paljudelt ei viitsiks nagu küsida mingit, kui üks asja peale solvusid, siis istu selle solvumisega, mul vahet ei ole, mina olen edasi liikunud. Aga sinu puhul said aru, et ma olen normaalne inimene? Ei, no mitte lihtsalt normaalne. Normaalne on see, kui mingi mees ütleb teisele, et sa väga meeldid mulle, siis sa oled normaalne või mingi, sul on ka pulss või mingi siuke kompliment, mingi suht chillaga. Aga et sa siiamaani nagu seisad millegi eest või see kõlas võib-olla nagu kehvasti ja ma ei oska paremini nagu sõnastada, et sa oled siiamaani ellu jäänud peale kõiki neid asju, mis sinuga on nagu tehtud ja võib-olla millesse ka mina lisasin oma väikse nõmeda panuse on ja
aga nagu üks see roosiaia värk ja ma ei oska ette kujutada, mis tulevikus veel nagu tuleb. Et ma ikkagi valin nagu ka, keda support ida mingis mõttes või mitte, et oleme kõik omavahel sõbrad. Ei, ma ei taha selle inimese sõber olla, sest on mingi see ja see nagu. Ja, aga selles mõttes ma saan tõesti sellest aru ja mul on nagu hea meel ikkagi, et sa võtsid ühendust ja tegid selle ära. Tegelikult ma arvan, et meil ongi väga palju nagu kokkupuutepunkte selles, et samamoodi seisame ikkagi mingite asjade eest ja see on tihtipeale raske ja tihtipeale tehaksegi väga keeruliseks, aga samal ajal ta ei ole nüüd nii piisavalt keeruline. Ja, no. See enne mainisid, et ma olin su top 3 mingi shitlisti. Ja nüüd vaata, ma ütlen, istun ja komplimenteerin teist inimest. Mõtlen, no elu on, ei kuule, kui see on võimalik, äkki siis on ikka teised positiivsed asjad ka võimalikud. Come on, kui Sveta Grigorjeva Mikparit saad istuda siin ja rääkida teineteisega juttu ja rääkida teineteisega toredat, ilusat juttu, vajalikku juttu, et olla viisakad. Selles mõttes ma arvan, maailmal võib-olla on ikkagi lootust, kuule. Ja, aga mina mõtlesin, et kas sa pärast ütled mulle, kes need 2 inimest on? Kusjuures naljakal kombel need on naisterahvad ja ma ei ütle sulle, kes nad on. Ja. Täiesti, need on suht mõttetud inimesed osas öelda. Need ei ole nagu, nad ei pruugi isegi nagu tuntud inimesed, need personaalselt mingi kokkupuutud. Ja, need on täitsa siuksed. Siis on igav, jah. Ei, igav on ja selles mõttes, et nüüd tõesti shitlist on nagu väga tühi põhimõtteliselt, et thanks selle eest, et nüüd ei olegi enam. Aga noh, vaata kui kummaline, kui eelmine aasta keegi oleks mulle öelnud, et istuti siin Mikk Pärnitsiga ja aati juttu, siis ma oleks lihtsalt välja naerutanud, et kindlasti ma sul istun. Aga kuidas sa reageerisid, kui ma üldse kirjutasin sulle Instas, et mis su esimene reaktsioon oli? Vaata, sa hakkasid followma mind ja alguses ma ei teadnud, et sa oled sina. Muidu ma oleks nagu requesti vastu võtnud, ma arvan esiteks, aga kuna sa olid seal teise nimega, eks ju, siis ma otsin, et mingi normaalne inimene, ma otsin vastu ja siis ma nägin, et oi, see on Mikk Pärnits. Sa vastasid ära juba ja siis nägid? Jaa, põhimõtteliselt ja siis ma nagu nägin, et sa oled sina ja siis sa kirjutasid, tahtsid ühte lugus ja siis ma mõtlesin, et kas ma vastan või vastan, mõtlesin, et no okei, no mis sa nagu tahad. Sest et ma ütlen, ma olen normaalne inimene, ma vastan ikka inimesed, kui ta midagi küsib. Ja siis pärast seda juba tuli see häälsõnum, eks ju, vabandus ja siis ma kuulasin seda, nagu ma ütlesin, see tundus mulle tõesti siiras, sa üritad ennast välja vabandada. Sa tõesti nagu vabandasid ja siis ma olin nagu mingi aga ma tunnengi tegelikult, et hästi lihtne on kuidagi nagu mitte piifida või no kuidagi hästi lihtne oli vastu võtta seda. Ja noh, okei, siin ikkagi ka töötab sama asi, millest sa enne rääkisid, eks ju, et ma ju tean, et sa oled ka tegelenud ja tegeled siiamaani nagu nende teemadega, mis on mulle ka olulised, eks ju. Et oleks seal, jah, et ma tean, et sa oled mingisugune, noh, ma ei tea, mis X inimene tegeled, ma ei tea, mis X asjadega. Poser. Ja täpselt, et siis võib-olla ma oleks tõesti olnud, et kuule, ei tead, mis noh, ma ei ütle seda sõna välja, aga jah, et selles plaanis ma ütlen sulle, et tahaks nagu võib-olla meie kuulajaid ka, et kui teil on inimesi, see on juba läheb ju selliseks imelikuks saateks. Kui teil on teeme eneseabi saadet. Ja eneseabi, täpselt võiks olla eneseabi, teeme teraapia saate. Mikk Pärnits ja Grigorjev teraapia saate. Inimesed helistavad otseetrisse. Ja. Just, ja siis me nagu ära muretseme, kohe räägime selle, mida tuleb teha. Aga selles mõttes, et jah, et vabandamine ja vabanduste vastuvõtmine massidesse, nii liigumegi edasi, sest me arvame tihtipeale, mulle tundub, et need beefid on nagu teevad elu huvitavaks, tegelikult nad tihtipeale ei tee, nad on lihtsalt nagu mingid tobedad nõmedad asjad, mis on kuskil küljes sul niimoodi ja et ongi hea olla ja rääkida oma vahel ja isegi oleks isegi olnud okei see, et ma ei tea, et ei jõua samale arusaamale või arvamusele või mul on nagu, kuule tead, mis ikka ei võta seda asja vastu, aga vähemalt on mingisugune liikumine, mingisugune jääliikumine, vaata, et jää natuke nagu praguneb. Et seda oleks vaja ja mulle tundub, et seda on vaja üleüldiselt nagu laiemas ühiskonnas ka, et inimesed täpselt ei istu ja ei eelda ja ei mõtle, et aga tead, ta on nagu nii mingi nõme inimene ja mis ma ikka taga suhtan, et ei, nagu läheme, teeme selle sammu ja vaatame, võib-olla tuleb samm vastu. Aga kui me ei tee seda sammu, võt siis ongi lihtsalt siuke mitte midagi. Väga hea, ma arvan, et see on nagu maks positiivne, kus me oleme siia veel jõudnud, et siin on hea koht ära lõpetada vaikselt. Täpselt. No aitäh sulle, Mikule. Aitäh sulle, et sa nii normaalselt suhtusid ja... Oota, ma teen selle ka nii. Man in Black. Ja tee nagu sul on suht savi vaata minu jutust või nagu sul on nagu sa oled nii cool, et nagu ma mida iganes. Ja, et ma loodan, et teil oli ka väga huvitav kuulata ja mul oli küll väga tore sinuga rääkida ja ma loodan, et mingil tasemel me jääme veel nagu suhtlema elus ja mingid asjad liidavad meid veel rohkem kokku, sest ma arvan, et
mida rohkem niipidi võib-olla mõtlevaid inimesi on, seda parem võimalus meil on üldse ellu jääda. No just, et tegelikult kõik nagu, mulle tundub üldse nagu progressiivsed, vasakpoolsed, mis iganes anarhistid peaksid rohkem kokku hoidma, sest et tihtipeale me nagu selle asemel, et omavahel kuidagi nagu tugevneda, organiseeruda, meil on lihtsalt omavahel mingid beefid, mis on täiesti mõttetu, et eriti veel, kui me näeme, et fašism on aina rohkem tõusudel, me peaks omavahel just väga nii-öelda koordineeruma ja käituma vastavalt siis selles mõttes jah, võib-olla oleme need algatajad selles vallas. See on väga hea koht, kus lõpetada, et lõpetame siis selle algatamise ideega. Tavai. Ja edasi. Jah, nagu ajalugu käib ikka nagu pendulum. Jep. Et kuulasite siis edasi podcasti tagasi, mul oli külas Sveta Grigorjeva ja Mikk Pärnits. Jah, ma ei tahtnud ennast esile tõsta, just. aga jumal, et kuulasite ja siis tšau, paka.